Sina jälle loed siin. No ikka. Ma ei saa aru, kuidas sellel maarahval täna nii kaua läheb. No nad on ju sellised jässakad, lühikese sammuga. Lühikese sammuga küll, aga kas nad ei tea, et täna meil on nii tähtis päev Noienhofis? No ma arvan ikka teavad, miks nad ei tea. On nad unustanud? Ma ei usu. Venemaa keisri Nikolai esimese ja tema abikaasa Aleksandra Fjodornova tütred Olga, Maria ja Aleksandra tulevad täna meid külastama ja see on ju väga eriline sündmus. No ma arvan ikka teavad, miks nad siis ei tea, sellepärast ju kõik siia kohale saigi kutsutud, et üks korralik pidupäev. Krõõt, kus sa kohviga jäid? Mis sa koperdad seal alati? Aitab küll, ära nüüd üle vala. Gustav, kas sa soovid ka? Jah, võib. Tänan. Küll. Väga. Krõõt, kas köögis on kõik valmis? Kõik on valmis. Kas toad on valmis? Toad on valmis. Väga tore, siis võib minna. Ja vaata, et see endale põllele plekke ja ikkagist saari tütred tulevad. Kuidas sa saad nii rahulik olla? Mida põnevat sa loed seal? Mina ei leia siit tänasest lehest küll mitte midagi põnevat. Isegi ei ole kuskil kirjutatud, et nii tähtsad külalised täna meile siia saabuvad. Tead, su huvitav raamat paneb lugema. Kogu aeg on sul nina raamatus. Nii palju on veel teha. Kuidas sa saad nii rahulikult siin istuda, kui meil on tõesti kõik asjad veel pooleli ja maarahvast pole mitte kuskil näha ja meil on tõsiselt tähtis päev ju täna? Rahune, kullake. Palju on juba tehtud. Rahune. Küll see ülejäänud tuleb. Näe, sealt nad juba tulevadki. Kus? Sealt. Tulevadki. Meie maarahvas Mats on nende ees jälle. Küll see Mats on meil ikka tubli mees. Peaasi, et ta täna sellest õlletoobrist kaugemale hoiaks. Loodame. Leenu lubas tal silma peal hoida. Krõõt! Kus sa kolad jälle? Väga tubli. Ole palun siin. Me ei tea kunagi, kuna sind vaja läheb. Maarahvas juba jõuab. Jakob, kas sa oled valmis? Läks lauluga. Tere tulemast, maarahvas! Sa ei pea neid nii pidulikult tervitama. No muidugi peab, ka neil on ju pidupäev. No hea küll. Väikest mõisaproua ja mõisahärra. Tere, Mats! No nii, olemegi siis kohal, hea maarahvas. Siin Noienhofi, hilisema nimega ka Kose Uuemõisa mõisas. Aasta on meil 1832, issanda aasta, augustikuu. Nojah, ja mõisaproua ja mõisahärra on ka täna pisut teistsuguses meeleolus, sest on ka põhjust. Täna on ju siia oodata külalisi. Vene keisar Nikolai esimese ja tema naise Aleksandra Fjodornova tütred Olga, Maria ja Aleksandra on siia poole teel. Nad on varsti saabumas. Tahavad näha, kuidas siin Eestimaa kubermangus see elu õigupoolest käib. Noh, see on üks rikas mõis ja siin on kuulda olnud, et head viina tehakse. Ja õllelgi on hea maits. Aga mis kõige tähtsamad, sest maarahvas on siin tubli ja me ju oskame neid töid teha, mille pärast meid see õigupoolest ongi kutsutud. Talgutöödele. Kurat küll. Aga peab ennast valmis seadma, sellepärast, et varsti on külalised kohal ja meil kõik tööd veel tegemata. Alles ju tulimegi. Ja me ei taha pärast mõisa proua viha aluseks saada, et hakkavad veel vitsu meile andma. Ei.
no mis te passite siis? Läheme hakkame kohe tööle, kõik on vaja korda saada. Kärmelt liigutage. Jah, just nii. No nii, ruttu, ma vaatan, seal on kõik veel heinamaa niitmata ja mehed võtavad kiirelt, hakkavad niitma ja mis see vassite? Kohe peab olema valmis ka kõik ära riisuma sealt. Aga nii ei saa ometi. Aga lusti peab ka olema. Teeme laulu ka. Põllukene, sa otsa, saarekene, vähene sa väljakene, joosin tammu hakatie, iga päev su peale käidi, Liiguta ennast. iga lõuna lõigatie, iga tundsin tallatie, Väga hea. Tubrid oled. lõppe, põllukene, sa otsa, saarekene, vähene sa väljakene, otsas ootvad lõikusõlled, Pedra vahel piimasaiad, lõppe, Isu nüüd nobedasti. põllukene, Peab alati käia. saarekene, Või sa proua ütles ja mõisa ära heitis tahtvat meie jaoks pidavat tooma. 16 vaati õlut pandud kõrvale. joosin tammu Midagi räägiti ka mõnest viinatoovist. Usun, et äkki mudaneb ka meile nagu viimasel korral. Aga peab nobedasti toimetama. Keisritütred lase ennast oodata. iga lõuna lõigatie, iga tundsu peale käidi, lõpp. Läheme siis, pange oma viinakid ja read siia poolajale ja... Oi, olge tervitatud. Держи императорскую знамя, камерка. Поставь на лагьяка. Конница, слезай! Tulge vähe lähemale. Saame nüüd vähemalt ka. Mis selline rahvas see siis ka on? Mis rahvas? Inimesed. Их императорские высочества, великие княгини Ольга, Мария и Александра Николаевны. Mõisa härra. Tere tulemast, lugupeetud külalised. Tere tulemast Neuenhofi mõisa. Teid tervitab mina, mõisahärra Tiesenhausen ja minu proua. tere tulemast. Olge nii kena, astuge edasi. Ootasime teid väga kaua. Ei no taha ka midagi öelda.
ja kohe tulge natukene edasi ja siis näidake ennast maarahvale. Austajad keisritütred, meil on ülemata suur rõõm teid siin tervitada. Meil on nii hea meel, et te olete seda au ja armu meile jagamas, mida siinmaal enne pole nähtud ega kuuldud. Et te olete tulnud meid vaatama ja tervitama. Seda päeva mäletavad meie lapsed, meie lapselapsed ja muidugi meie ka nii kaua, kui meil elupäevi on antud. Ja need sinatsad, kes te olete tulnud kõike seda ilu siia vaatama ja need keisritütrede ilu nautima, ei pea mitte oma tegu kahetsema, vaid suurt ja hinge matvat rõõmu oma südames tundma, sest see päev peab meil eluks ajaks meelde jääma. On ju nii? Aitäh, maarahvas, meie külaliste nii lahke vastuvõtu eest. Mats, olid jälle väga tubli. Õlutit ka pärast saab või? Leenu, võta oma mees. Hiljem. Tere, auväärt mõisapere ja talurahvas. Me oleme väga rõõmsad, et saame teid täna külastada. Lausa südant soojendav on näha, kui palju teid on siia kokku tulnud. Kas tõesti lihtsalt meie pärast? Aitäh teile. Me oleme väga liigutatud. Aitäh ka teile, et võtsite aega tulla Kadriorust siia. Sõit oli tõesti päris pikk, nii et kui te ei pahanda, värskendaksime ennast või teenne siseruumides ja siis tutvuksime kõigega, mida olete meile täna ette valmistanud. Jaa, muidugi. Krõõt, palun juhata neiud oma tubadesse. Nad ikka on ilusad. On, jah. Nad on nii noored. Ilusad on ikkagi. Ja muidugi nad on ju meie suured saari tütred. Täpselt. Aga nii kaua, kui nad ennast värskendavad, joome kohvi. Joome kohvi. Krõõt! Päris keisarlik suveloss, nagu meil Katariinatolis on, see pole, aga tegelikult täitsa õdus. Mulle siin meeldib nii rahulik. Mina igatsen papat. Küll me peagi kohtume. Ta oleks kindlasti kurb, kui kuuleks, et sa siinset puhkust ei naudi. Pealegi, ega papal poleks nii aega provintsis ringi sõita. Seda küll, aga provintsi kohta on siinsed inimesed täitsa meeldivad. Jah, äärmiselt rõõmustama on tõdeda, et Eesti talupojad ei olegi nii tuimad ja loiud, kui tavaliselt arvatakse. Oota, äkki nad veel muutuvad tuimaks ja loiuks. Praegu oleme neid ju ainult eemalt näinud. Igal juhul ilm on siin sümpaatsem kui Revalis. Sina külmatud kogu aeg lootusetult. Isegi merevanne ei käinud sa meiega võtmas, kuigi meie jaoks rajati Revalis merre lausa muul. Mis siis? Ma võin ka ilma merevannideta puhkust nautida. Palun lauda. Minu meelest on ilm Revalis piisavalt ilus. Ja panite tähele, kui kaunid kastanid siin on? On tõesti. Algul, kui saime teada, et me ei saagi Saksamaale koolele pärast sõita, ei olnud ma sellest ausalt öeldes erilises vaimustuses. Mina ka mitte, aga nüüd ma ütlen, et meil vedas. Suvepuhkus Revalis oli mu elu esimene seiklus. Loodame siis, et seiklus jätkub ka siin, Neuenhofis. Siin pole muidugi merd ega muuli. Mitu korda me Revalis merevanni võtmas käisimegi? 30 korda. Ärge rääkige sellest, mul hakkab külm. Aga mis te arvate, mis on meile siin ettevalmistunud on? Revalis mängis meile pühapäeviti sõjaväeorkester. See oli tore. Aga uudistama tulnud Revallaste ees jalutamine oli küll tobe. Jah, pean mainima,
et palju meeldivam on ise vaadata, kui lasta end peast jalatallani üle kaeda. Ent need jalutuskäigud on paraku meiesugustele mõeldud. Krõõt, ära unusta, sa pead meiega tulema. Mina ei tea, mis me selle krõõdaga teeme, mina panen ta mehele. Nii uimane vahest, aga samas jällegist väga tubli tüdruk. No kuidas meil tundub, kas saab asjad korda? Saab sätitud väga hea. Aga tulge siis siia kahtleleri ja vaatame, et saab me ilusti keisri preilid vastu võetud. Tulge siia poole ka seisma ja ikka mõlemile poole, tulge kärmesti nüüd, mis te passite. Tulge siia poole ka. Tulge siia poole ka. Tule siia. Leenu, tule siia. Mats on väga tubli töö teinud. Tõesti kõigil põlled sirged ja põsed punased. Matsist saab asja küll, kui küll ma räägin. Väga ilusad rõivad, mis teil siin on. Kas te kannate neid igapäevati või ainult pidupäevadel? Ikka pidupäevadel kanname selliseid rõivad. Tavaliselt on meil tööpäeviti, kanname liinast, nii nagu mul on. Väga ilusad. Millest need tehtud on? No see on villane ja siis puuvillane ja ka tikitud on ise. Kas te tegite need tõesti ise? Jaa, isegi seeliku kangas on ise tehtud. Muljetavaldav. Meil siin on Hiiumaalt ja igalt poolt on inimesi ja Kuusalu kandist ja. Nemad on suure jaani. Minul on suure jaani. Millest need jalatsid tehtud on? Aga jalutame veel natukene. Mis seal veel on? Vot see on minu sünnipäeva kingitus. Kas tõesti? Tõesti. See sai kaevatud mullu ühe ööga talupoegade poolt. Mõisaprouale sünnipäevaks. Kas pole mitte armas? Imearmas. Nii kaunistik. On ju võrratu. Ja need vesiroosid istutati samal ööl. Aga liigume lauda või? Asume siis söögilauale. Selge on nüüd Lähme haige. vaatame, mida maarahvas on teile maitsvat pakkunud. Tehke siis ruumi nüüd, mis te olete siin jalu sees igal pool kogu aeg. Nad on jalu sees ju täna. Mida te siis meile täna pakute? Meil on pakkuda teile kohaliku talurooga supp, leib või ja valmistatud ka meie teenja poolt käsitöö küpsised. Mis supp see on? See supp on väga hea supp, see on klimbi ja kanasupp. Klimbi kanasupp, see on väga maitsev supp, Leinu ise tegi. Mina vist proovida ei julge. Me pole lihtsalt selliste maitsetega harjunud. Vabandage meid. No mis te pelgate? Vaevalt see midagi hirmsat on. Mina küll proovin. Krõõt, ole hea. Las lapsed on. Kuule, talle vist maitseb. Vaata, tõstab endale juba, tõstab etsa ette ja hakkas sööma ka. Väga hea. No, Väga hea. Kas sa maitse. tegid ikka värskest kanast või? Muidugi, alles täna hommiku tapsin ju. See, mis sa ära rappisid enne või? Just. Issand küll.
no see kirju Last väga hea maitsta. No teist. Nii maitsev. Proovige ikka ka ühekesed. no eks me siis proovime. Näe, teised võtavad ka. Krõõt, palun liiguta ennast kiiremini. see krõõt on ikka täitsa lõpp. Kas sa oled vait? Leinu, sa kohe vait ei jää, sa saad mu käest pärast keppi, kurat. Ole vait. Peame selle matsiga midagi ette võtma. vaata, mis mõisa. Väga hea. Oota nüüd, ma tahan ka suppi saada. Vaatame, kas kõik on ette pandud. Mis te passite siis? Kõik hakkasid juba sööma, nüüd on teie kord. Kohe laua taha ja ka siin pole nalja. Varsti on vaja hakata mängu mängima ja laulma ja sööme ruttu. Nii, kõik ennast sööma. Kas te soovite Jah. leiba ka? Ja. Sa võid kohvi pakkuda. Kas kõik on laua taga koha leidnud või? Siin on veel mõned vabad kohad. Hoppa. Ossa poiss, kes ennast korralikult riidesse on seadnud, võib laua taha tulla. Kes aga korralikult riidesse ei seadnud, see jääb koju. No kuidas teile meie talusupp meeldib? Üllatavalt maitsev. On ju? väga hea. Hakka sööme ruttu. Väga hea. Kas teil Peterburis ka sellist suppi tehakse? Kahjuks mitte. me ei ole veel sihukest proovinud. Tasub proovida. No nii. Istuge kõik nüüd lapsed ka sööma kohe ja muidu ei kasva üldse suureks. Vaata, kui ilusad mõisa keisri tütred on. Jah, te peate ka sööma kõhu täis, siis saate sama ilusaks kenas. Klimbid, kui see on, kuidas neid kutsutud. Jaa, need on klimbid. Ja need klimbid on tehtud jahust, munast ja võist. Ja see on hästi toitev supp. Ka rääkimas, et Matsile ei tohi nii palju õlut anda. See oli Matsi oma soov. Muidu ta poleks rahvast kohale kutsunudki. Lähme siis sööme ka midagi. kui vana see Mats on? Oi, mina mäletan teda juba päris mitu suve. Aga kui vana tema täpselt on, ma arvan, et seda ta ei tea ise ka. Ta ei mäleta enam. Kunagi mäletas. Esimene Eit mäletas, aga Eit suri ära. Ta on meil üks vanimaid talupoegasi, Jah, kes on siiani säilinud. tule siia ka siis teite juurde. Tõesti, seekord on väga maitsev supp. Kas juurde saaks palun? Krõõt. Krõõt, sa ole palun natuke tähelepanelikum. Mis sa flirtid seal? Müts ära peas, kui söömisteks läheb. Sa ju ütlesid, et Krõõdal on meest vaja. Las ta nüüd flirdib. Meie valime talle mehe. Ja meie oma valdustest. Kuule, Leinu on vist päris hea supi või kokku keetud, ma vaatan siin. Kas teile ka maitseb või? Klimpe on vähe saanud küll, aja teisi. Tegelikult on väga tore koos Muusikaga maarahvaga otsaga ja taga. koos suppi süüa. Muidugi. Mängi muusikat ka, aga me ei Kas saa teie ka niimoodi siis siin. oma talunikega ja maarahvaga aeg-ajalt koos istute ja pidusid peate? Vahest. Ainult väga pidulikud olukordadel, näiteks kroonimisel. See on küll tore. Päris maitsev supp on, Leenu, sa oled päris hea supi kokku keetud. Vahel sa keedad küll sellise supi kokku, et Kas sa soovid veel? ole midagi. Väga küpsist? Kindel. Anna siin. Jah. Noh, võtta siis poobrist õlut ka. Mõisahärra lubas meile 16 vaati. See tuleb ikka hommikuks ära lahendada, muidu pärast võtavad veel tagasi. Need klimbid on väga maitsvad. Ma lasen Krõõdal teile retsepti kaasa panna. Tänan. Krõõt, sa ju oskad kirjutada. Kellel on see, võtan, ma lasen edasi ka käima. Haritud teine. Tegelikult on Krõõdal vaja haritud meest. Kas ma võin Laske hea maitsta. Sellised päevad ei ole meil tavalised. tubli töö? Sellepärast külalised ongi Väga toredad, huvitav et siis muusika. oleme, meil on ka lahkem elu siin. Muidu kogu aeg ainult nõuab ja karjub. Minul sai küll kõht väga täis. Minul samuti. Väga maitsev supp oli. Krõõt, kas ma võin kohvi paluda? Teil on juba kõhud täis. Ongi nii või? Aitäh.
rääkima ei soovi. Äkki tsaaritütred soovivad küpsist? Võtaks ikka ühe. Mina samuti. Tänan. Seega nüüd ruttu ära, sest meil peavad veel tantsud ja mängud ka tulema. Kõret, ma palun kohvi. Kuule, sina Leenu ära kogu aeg õielda. Vahel arva saab ka sooja suppi ja kõhu täis ilusasti ja sa hakkad kogu aeg jaurama siin. Ma ei võta järgmine kord sind kaasa mõisa juurde. Ei taha seda üldse kuulda. Laske õllel ringi käia ja kus need viinad on, mis meile lubati, seda pole veel saanudki. Ma loodan, et teie teekond siia ei olnud väga vesitav. Sööge nüüd ruttu. Mitte just kõige vesitama, aga veidi ikka. Tee oli pikk. Nurid, väga ei suppi ka veel siia. Seda küll. Sellepärast oligi värskendada ennast vaja. Valite siia sisse ikka ka midagi. Me oleme siiani Gustaviga väga tänulikud, et keiser Nikolai esimene võttis selle kutse vastu teid külla kutsuda ja ta oli nõus seda tegema. See on meie mõisale on see väga-väga suur kompliment. Need on meie torupillid. Väga huvitav muusikavalik. Seda ma ütlen. Kas ka teie kandis mängitakse sellist laadi muusikat? Kahjuks mitte. Võib-olla, aga me pole seda enne näinud. Vähemalt mitte nii lähedalt. Nüüd on teil see võimalus. No nii, armulised keisritütred ja armuline proua ja härra. Kuidas teil meie Leenu tehtud suppikene ka maitses? Väga maitsev. Väga hea supp. No, väga hea, siis ta täna vitsu ei saa. Leenu oli täna tõesti tubli ja keisritütred sooviksid, et ka Leenu ja Krõõt koos neile selle supi õpetuse nende rahvale kaasa paneks. Kuulsid sa? Me peame selle peale mõtlema ja väga ruttu. Aga nüüd on meil teile varuks veel mõned mängud ja tantsud. Kas te oleksite nõus vaatama, mis me teie jaoks oleme ette valmistanud? Ja, eks me ikka oleme. Oleksime väga liigutatud. Väga tore. Kas te kuulsite? Olete te juba valmis või? No siis paneme ennast siia valmis niimoodi, kes teevad tantsumängu ja kõik. Ja meil on selline mäng ka, selline pulga tõmbamise mäng ka. Kas me seda ka näitame või mis? Poisid, olete valmis või? Noh, hakkame siis pihta ja kui laul on olemas, siis tuleb kohe. Täname teid, armulised proua ja keisritütred. Palun sind, rikas mees, aina mullama lindudest. Vaesel meel ei anna maa ühtki oma lindudest. Vaesel meel ei anna maa ühtki oma lindudest. Kui ei anna, võta nii see paksema ja suurema. Kui ei anna, võta nii see paksema ja suurema. Mina olen rikas mees, mul on linnud okste sees. Mina olen rikas mees, mul on linnud okste sees. Palun sind, rikas mees, laena mul oma lindudest. Palun sind, rikas mees, laena mul oma lindudest. Vaesel meel ei anna maa ühtki oma lindudest. Vaesel meel ei anna maa ühtki oma lindudest. Kui ei anna, võta nii see paksema ja suurema. Kui ei anna, võta nii see ja suurema. Mina olen rikas mees, mul on linnud okste sees. Mina olen rikas mees, mul on linnud okste sees. Palun sind, rikas mees, laena mul oma lindudest. Palun sind, rikas mees, laena mul oma lindudest. Vaesel meel ei anna maa ühtki oma lindudest. Vaesel meel ei anna maa ühtki oma lindudest. Kui ei anna, võta nii see paksema ja suurema. Kui ei anna, võta nii see paksema ja suurema. Mina olen rikas mees, mul on linnud okste sees. Mina olen rikas mees, mul on linnud okste sees.
Helen. Võtame siia vahele. Kuhu? Nonii, kuidas teile siis meeldis meie juures? Päris tore. Aga teate, mis meil on selline lugu, et kui me hakkame siin otsi kokku tõmbama ja kell on juba nii kaugel, mulle tundub, et päike hakkab varsti allapoole liikuma. See tähendab meie jaoks seda, et meil kõik tööd tehtud, eks ole? Kõik on ja meil on isegi suppi saanud. No, oled jäid küll saamata ja väike toob viin antigi, aga... Mis sa jälle? Ära hakka, las ma räägin mõnikord ausalt juttu ka. Aga meil on ikka nii pidu lõppenud, et külaliste auks tehakse koos üks laulu- ja tantsumäng, kõik koos. Jah. Rahu, Mats, äkki see on võib-olla liiast? Liiast? Jäta, las nad otsustavad ise, ära räägi teiste eest. Tüdrukud, kas lähme? Mina küll tahan. Miks ka mitte? Muidugi lähe hoovida. Olgu. Proua, te olete nii võrratu. Te päästsite olukorra. Tantsime üks, me lähme rukkist lõikama ja tulge siia. Tulge kõik meie juurde siia ja keisritütred, see käib nii, et me oleme kahekesi, hoiame kätest omavahel kinni ja muudkui lähme. Vaadake meie järgi, ega midagi keerulist siin ei ole. Krõõt, tule ka. Nii, Leenu, oled sa valmis või? Võta krõõt. Sa kao kogu aeg ära. Lähme rukkist lõikama, kes tahab ikku kõika, kas armas sõber tahab. Siin ikka ja mina otsin ja sina otsid ja igaüks otsib oma. Ja mina leidsin ja sina leidsid, kes oletu jääb ilma. Me lähme rukkist lõikama, kes tahab ikku kõika, kas armas sõber tahab. Ja igaüks otsib oma ja mina leidsin ja sina leidsid, kes oletu jääb ilma. Lähme rukkist lõikama. Vaadake kõik vasad, või saab proua ka tantsida? Mina otsin ja sina otsid ja igaüks otsib oma ja mina leidsin ja sina leidsid, kes oletu jääb ilma. Lähme rukkist lõikama, kes tahab ikku kõika. Ja sõber tahab saab, ka meie seltsin ikka. Mina otsin ja sina otsid ja igaüks otsib oma. Ja mina leidsin ja sina leidsid, kes oletu jääb ilma. Te olete väga tublid, hästi ettevalmistatud, aga kuidas meie külalistele see asi kõik lugu meeldis? See oli üllatavalt lõbus. Oli, jah. Ossa. Ma väga vabandan, mul selg natuke haige sellest tiigi kaevamisest, aga on ju ilus tiik ka. Mats, ära hädalda nii palju. Ei hädalda. Sa saad oma õlled. Oota. Äärmiselt rõõmustav on ikkagi tõdeda, et siinsed talupojad ei olegi nii tuimad ja loiud, kui tavaliselt räägitakse. Aleksandra!
See tähendab, et ma tahtsin öelda, et me väga täname selle kokkutuleku eest ja me jääme seda igaveseks mäletama, seda külastust. Me täname teid, et olete tulnud siia kaugelt maalt ja et teil on veel minna veel pikk maa Revalisse ja sealt edasi Peterburi. Et ma soovin teile kõik head teed. Ka mina tänan teid väga ja soovin teile õnnelikku elu ja head teed ja otse loomulikult meie maarahvas. Mina tänan teid ka maarahva nimel. See oli ääretult rõõmus ja südant kosutav, et te meile siia tulite. Mina jään seda igavesti meeletama seda päeva ja ma loodan, et teie mäletate meid ka hästi ja toredasti. Rahu, Mats, rahu. Muidugi mäletame. Ma peaksin enda lehviku võtma laua pealt. Grõõt! Palun too lehvik. Minu oma siis ka palun. Jaa, mõlemad lehvikud palun. Ja minu kepp palun. Saadad keppi. Võta ise. Oleks Leenu sina olnud see, kes peab lehviku tooma, oleks ammu juba kohal olnud. Aga keegi ei võta mind ju toatüdrukuks. Vaata, kui paks ma olen. Söö siis vähem, kurat, kõik klimbid sõid ära, sellepärast seal nii vähe olidki. Leenu, sa oled köögis väga hea, sellepärast sinust toatrukut ei saa. Aga meie täname teid ja mina ja Gustav saadame teid hea meelega nüüd teie tõlla juurde ja otse loomulikult ka teie kuvernandid. Suur tänu. Tänan, et te tulite. Spasiba vam ogromnaja. Nii, maarahvas, laseme lauluga meie neiud teele. Spasibo. Spasibo. No, ja думаю, это заслуженно. Vodka. See palju teed ei ole. 345 kilomeetrit. Teie laululind. Nüüd on see korras, nüüd on see korras, nüüd on joodud joogi korras, nüüd on joodud joogi korras, Jumalaga jättemata, Jumalaga jättemata, Jumal jäägu teie juurde, Jumal jäägu teie juurde, Maria teie majasse, Maria teie majasse, kaitsku teie katukseida, kaitsku teie katukseida, hoidku teie hoobeseida, hoidku teie hoobeseida. Господин барон, поручик Ржевский, сопровождающий адъютант их императорских высочеств, великих княгинь. Очень приятно. Очень приятно. Это большая честь иметь дочерей царя здесь сегодня. Баронесса, редко слухи так совпадают реальностью, как слух о вашей очаровательной красоте, мадам. Да вы что? Спасибо. А еще один вещь очень важный. Сам государь Николай Павлович поручил мне дать вам 40 ассигнационных рублей. Я думаю, от этого хватит для расходов. Очень приятно. Так, сейчас. Так. 10. 20, 30 и 40. Красиво и деньги. Спасибо. Дорогой. Я думаю, от этого хватит и для вечернего празднования. Честь имею. Очень приятно. Vot see meie tsaar. See on väga uhke. Ei unustanud meid. Ei unustanud tõesti.